Tere! Täna ootame ekraanide ette kõiki neid, kel plaanis panna laastukatust või ootab taastamist mõni vana võrgukuur. Saates tulekul taastame võrgukuuri Lahemaal. Näitame, kuidas teha laastukatust. Räägime nahkhiirte elust vanades majades. Seekord käime kohal koolitusel Lahemaal, kus meister Joosep Metslangi juhendamisel taastame vana võrgukuuri. Tegemist leidub nii meestele kui naistele. Joosepiga aga vaatame üle mererannas ilmastiku poolt räsitud võrgukuuri seisukorra. Jah, tal on, katus on kogu aeg peal olnud, nii et selles mõttes on kõige suurem mure murtud, et ta on kaetud olnud. Ta on sellise nagu veidigi sellise mäeserva peal, nii et üks suuremaid probleeme on see serv siin, mis kipub maa sisse ära kaduma. Ja põhimõtteliselt siin on alumispalki veel veidikene näha, eks ole, mis on põhimõtteliselt nagu mulla all, sipelgate vahel. Ja siis on teine palk on siin ka põhimõtteliselt külje peal on täitsa nagu ära kadumas. Et need me peame nüüd välja vahetama. Nüüd teisel pool on natuke teistmoodi mure, et ilmselt see suur nagu avar meri ja meretuuled ja vihmad ja kõik see väliskeskkond on siin nagu allpool nagu halba teinud. Põhimõtteliselt katuse räästest tuleme siia allapoole ja siis jõuamegi, et 1, 2, 3 ja veidi ka 4 palki on saanud kannatada. Aga tal on see omapära, et ta on nagu väljas poolt esmajoones kahjustunud ja see sisemine pool on enam-vähem. Ja me nüüd kombineerime, et mõnes kohas paneme nagu poolega, teeme sellise pinna, mõnes kohas vahetame terve palgi välja. Et kombineerime, niimoodi saab seda natuke originaali rohkem alles jätta ja vahel ei olegi tarvis terve palki välja vahetada. Et võib piisata ka mingisugusest pinnilisest proteesist. Ja kuhu need proteesid siis tulevad? Ma saan aru, et siin vist tehakse sellist, valmistatakse ette, et sellist palki, jah? Et põhimõtteliselt on üks mõõt, mis on siit nöörist selle pinnani, terve tee teevad selle ühtlaselt ära. Ja siis me teeme proteesilapi, mis hakkab siit nurgast pihta ja lõpeb seal teise nurga juures ära. Ja siis on ta tarvis nagu siia külge fikseerida ja tulemuseks on see, et meil on 2 tugevat palgi poolt ja põhimõtteliselt ülejäänud palk pääseb. Väljaspoolt on näha, et on uus, toa poolt vaatad, et on vana. Kuidas see kinnitamine käib siia? Teeme petukaupu, paneme pikad kruvid ja peale peidame siis ära. Paneme talle punni peale, nii et see kruvi pea ei paista välja. Siin on nii palju sipelgaid ümberringi, et kas neil on ka mingisugune roll, ütleme, hoone kahjustuse juures? Sipelgas, kui ta oma pesa siia teeb, siis ta hakkab puitu eest ära tarima, et ta oleks liikumisruumi ja ma ei tea, kasutab täiteks ära seda puidusodi, et see on üsna kurjast. Seal servas, kus nende pesa oli varem, peremees võttis selle ära, aga peremehed on ikka veel alles, siis sipelgad ei ole tahtnud kõik ära minna veel. Mis katuses saab? Mis sellega on plaanis teha? Katusega peremees edaspidi vaatab. Kui siin vaadata, eks see selline, tundub, et siin on vana pilbas ehk siis hästi õhukene laast. Ja praegu pilpakatust näidata ei saa, aga laastud saaks küll. Ja ta on nii väike katus, et oleks isegi väga vahva ja kuna neid võrgukuure kui sellised on tegelikult väga vähe järgi, siis oleks tore just laast peale saada 3 korda. Antud juhul on näha seda pilbast, et võiks samamoodi teha. Laudkate on üsna tujukas, et sellega peab väga valitud materjal olema. Et laastuga tänapäeval pääseb veidikene lihtsamalt. Ta ei ole nagu küttekehaga hoone, nii et selles mõttes väga vahet ei ole. Kui hakkaks jõud peale, pangu või roog. Traditsiooniline ta oleks ikka. Üks asi, mis me veel teeme, me peame seda nurka sealt taga vaadata. See pähikute rida on rohkem kannatada saanud. Seal alt on näha, et pähikud on järjest puudu. Ja et seda häda, me koolitusega niikuinii ei jõuaks siin kõike kokku proteesida. Aga siis selle asemele me paneme
siia sisse paneme ühe brussi, see on praegu ajutine, aga siin nüüd Aili hakkab meil tegema lõplikku. Paneme sellise 10x10 brussi ja siis teeme ta ilusaks, siis paneme ta sinna nurka. See siis hoiab koos nurka? Nurka koos, jah. Sest kui nagu see nurga olukord on nagu vanainimese hambad, siis mingi protees peab olema, siis teda kinni hoiab, mingi tugi. Ja siis me paneme selle posti sinna ja kruime ta külge ja siis on tugev. Siin näiteks see kaigas hoiab seda hoonet koos, kui me selle palli peame korraks ära võtma. Ja siis on see kinnitus siin olemas, et selle kuuri 2 külge nagu laiali ei jookseks. Et saada siit 2 palki kätte, siis on tarvis lisaks sellele nurkadesse poste ja me panime mõned diagonaalid ka sisse. Sest neil vanadel majadel põhimõtteliselt need hoiavad ka salapunnid koos, aga kuna sa ei näe salapunni, siis on mõistlik nagu mõni selline diagonaal lisaks panna, et ta kindlalt koos püsiks ja jooksu ei paneks. Mida poisid praegu siin teevad, et see on siis selline käsitsi meetodil, jah? Jah, et me tegime palgile märgid peale, põhimõtteliselt on siin nagu keskjoon ja siis on laiusjooned ja siis on märkenööriga tehtud need sirgjooned peale. Ja siis järgmine samm oli, nagu nad praegu teevad raiumiskirvega, teevad sellised sälgud sisse alguses ja siis nagu raiuvad järjest seda puidumassi vähemaks. Ja sellest palgist hakkab juba üsna selline viisakas sirge palk saama. Nii, aga teine palk valmib siis nii-öelda kaasaegsel meetodil, jah? Jah. Kettassaega? Selle esimese järgud nägite ära, et kettsaega võtsime selle suurem soni maha ja teisena on selline suurem höövel, millega me saame selle siis tasapindada. Et eesmärk on niimoodi, et meil nagu kettsaa jälge peale ei jää. Päris kena tükk. Mis mul õnnestus oli see, et sinna otsa jõudes ma sain aru, et kiiluks oli kivi. Ketivahetus. Palamuse kihelkonnakool ehk rahvakeeli Tootsi kool saab õige pea uue kuue. Just selle objekti juures on meil aga hea näidata, kuidas käib laastukatuse panemine. Laastukatus oli veel eelmise Eesti Vabariigi ajal levinuim puitkatuse tüüp Eestis. Kui endal metsa käepärast, oli laastukatust ka lihtne panna. Laastude pikkus, millest katus koosneb, on olnud piirkonniti erinev. Näiteks Kesk-Eestist allapoole on pikkuseks olnud 63 sentimeetrit, Võrumaal koguni 71 sentimeetrit. Kuid mida mere poole, seda lühemaks läheb ka laast. Selle kohta mina olen arvamusel, et see on pigem sellest, et kui pikk või kui suure oksa vahega mets on kusagil piirkonnas või mis oli laastumasina võimalik kepsu pikkus või paljudest asjadest kokku on tegelikult see laastu pikkus välja kujunenud. Palamuse kihelkonnakool saab endale 63 sentimeetri pikkuse männi lülipuidust laastuga katuse. Katusemeister Ain Siska jaoks on see esimene kord, mil tuleb paigaldada katust just männipuidust. See tähendab seda, et lintsaega on ümber olev maltspuu ehk kasvapuu on ära lõigatud ja ongi jäänud lülipuit alles, mis on vaigurikas ja kui männist rääkida, siis võib-olla ka ainukene võimalus nii teha. Sellepärast, et maltspuu ikkagi ta ei kesta seal katuse peal. Mis see õige puuliik oleks siis? Seda ei saa nii öelda, et mis see õige puuliik on. Et pigem on ikkagi niimoodi, et kui keegi tuleb vaidlema, siis igas piirkonnas on vastavalt see, et ikkagi mis seal metsast on võimalik kätte saada. Et see on selline traditsiooni silmas pidades ja tegelikult kui katuse vastupidavust ja sama, kes minul õpetas seda asja, see Jaan, kui ta oli tõesti üle 80 juba vanust, tema nagu oskas võib-olla öelda tõesti seda katuse vastupidavust, et tema nagu luges seda kuuske kõige paremaks, tema on haanja mees ka, tema ütleb, et kuusk on kõige õigem, nagu me kõik Lõuna-Eestis,
siis järgmises on pigem haab ja siis alles männilaast. Aga kui praegu seda laasta, mis mul käes on, et kui on tõesti see maltspuu ära lõigatud, siis ma täitsa usun, et sellel on võrdväärne selle kuuselaastuga. Varieeruvad ka laastu paksused ja kihid. Lõuna-Eesti traditsioon näeb 3-kihilise katuse puhul ette 6 mm paksust laastu. Lääne- ja Põhja-Eestis lähevad laastukihid aga õhemaks ja samas tuleb ette ka rohkem kihte kui 3 või 4. Laastu paksuse kõrval on oluline kriteerium katusematerjali valikul ka laastu toime. Ütleme niimoodi käes olles, et tal oleks seda toimet, oleks piisavalt pikk, et ta oleks murduv ja oleks. Et need, mis ütleme, et mis ma olen näinud, ütleme, et eelmise buumi ajal tehti enam kui 10 aastat tagasi, siis suur osa nendest katustest on läbi tegelikult. Aga just seesama, selle lühikese toimega ja õhukene laast. Kõigepealt on vaja paika saada katuse roovitus. Selleks omakorda on vaja välja mõelda, mitmekihilist katus soovitakse. Kihtide arv tekibki laastu üle ulatumisest. Et kui praegu me näeme siin 3-kihilist laastukatust, siis siin see välja jääv osa on 19 sentimeetrit. Et kui 19 korrutada 3-ga, see on 57 sentimeetrit, siis küsib, kuhu kohta see ülejääk jääb. Siis tegelikult see on nii-öelda jääb selleks osaks, et see on see, ütleme, kus see naelarida on ja selle nagu, ütleme, see 4. kiht tekib. Et seda ei tohi teha, et laastu jagad 3 või 2, eriti 2-kordse katuse puhul. Laastukatuse alumine kiht lüüakse kas poolpikkadest või täispikkadest laastudest, mis vastupidiselt teistele kihtidele asetatakse roovile kumerus allapoole. Et siin ei lähe see laast nii paika nagu katuste peal, vaid siin tuleb keerata see laast täitsa nüüd üle selja. Niimoodi selja peal ja see ülemine ots on allpool. See on sellepärast, et kui seda laastu toimet vaadata, siis siin tekib samamoodi, et siit jookseb toime siia. Et kui näiteks mingi mõra tekib siia, siis jookseb see siit ikkagi vesi alla. Ma pean alustama seda löömist siin selle katuse puhul siit äärest. See laasturead, nagu näete, nad jooksevad edasi-tagasi. Mitte kunagi ühelt poolt ei ole. Ja sellega on niimoodi, et võtan haamri, et selle paneb paika. Tegelikult siin võiks kusagil lühem olla. Et see, ja selle esimeseks märgi nööriks võiks panna isegi laua, kui ei ole see nagu selline igapäevane tegevus. See on sellepärast, et siin on nagu lihtsam, aga ütleme, et meie paneme seda nööri järgi. Ja nüüd ma valin, mis see sobib. Et nüüd, et mina nende eelneva tööga kokku läheks, et mina pean hoopis selle reaga jooksma siit poolt sinna poole. Et ma murdsin selle ära, vaatasin, et laast on nii, keeran ta üldse üle selja ja panengi ta. Ja selle ääre jätan lahti, et pärast nagu siia alla panna. Et alati oleks parem ikkagi võtta täisreaga ja tulla sealt täitsa nagu otsast siia poole. Ma löön mõne laastu ära. Niimoodi nad lähevad, need esimesed. See laast võiks ikkagi olla 3-4 sentimeetrit teisele peale. Järgmistel kihtidel lähevad laastud peale juba teistpidi, kumerus ülespoole. Selle juures on oluline jälgida, et laastude süü oleks ühtmoodi allapoole, et vesi vahele ei saaks. Ning kui esimene rida sai löödud täispikkuses laastudest, lõigatakse teise rea laast pooleks, sest muidu läheb katus algusest liiga paksuks. Nüüd me sai esimene rida paika. Nüüd me jõuame nii-öelda selle teise kihini. See nüüd tuleb teiselt poolt, et kogu aeg ongi ühelt poolt teisele poole selle katusega käimine, et selle laastu löömisega siin katuse puhul, et näiteks see oli natukene, siin on märga saanud ja ta on selline isegi pehmem, hea sisse lüüa. Ja see oli ka tegelikult siin selle katuse puhul, et traditsioonilise meetodil paigaldada ja muinsuskaitse oli kohe, et võiks leotada, nii nagu siin piirkonnas vanasti oli tehtud. Aga seal leostamise kohta on niimoodi, et see laast peaks ikkagi kuiv olema. Just kevad on kõige hullem kui kevadel, ütleme, et aprillis, kus on puud lehes veel ei ole, õhuniiskus on madal, võttagi seesama laast, mis on löödud, sellega minna katust tegema
siis see on kindel, et see katus läheb lõhki. Nüüd tuleb see põhirida. Et kus ongi, et see teine rida läks ka täpselt toime järgi. Siin on täpselt sama, et jätab, et kui siia pärast alla peab panema, siis selle ääre peab lahti jätma. Paneme selle kinni, siis selle laastu võtame eest. Sa paned ta siis nagu niimoodi, et see alumine kiht jääb selle uue laastu keskele kuidagi või see ütleme, seda võib ka vaadata ikkagi jah, et selles mõttes, et ta oleks, ütleme, et see sama, et seda ma ei ütle, et ta peab olema keskel aga see on pigem see tunnetamise koht, et siin on terava nurgaga, et ütleme teise rea peal jookseb võib laast paremini, et võtan selle paki siia poole ära. Et pigem on selline nagu ühtlane käekiri või pigem midagi sellist, et jälle üks puu tuleb, et see järkamine on ka puu puhul oluline, et pigem olgu jah, et see esimene rida siin viisakas, võimalikult korrektne ja peale katmine ka, et esimese puhul on ka see puidu märgumine siit otsast ikkagi on päris suur, et siin võib isegi võib-olla natukene rohkem peale katta ka võib-olla kui selle ülejäänud ridadega, et siit järjest läheb nüüd, et see nöör oleks nüüd isegi allpool on natukene. Selle rea ma panen nüüd siit alt, panen kinni, et see rida oleks nagu tugev, aga muidu me paneme, järgmised read lähevad siit kinni. Et alati peab ikkagi nael saama ikkagi roovi pihta, mitte jääma kuhugile kihtide vahele lihtsalt. Ja teine oluline on see, et need laastu otsad ikkagi küüniks siia roovi peale oleks hea. Et ikkagi sellest läbi mitme kihi oleks see nael kinnitatud. Et ei jääks kuhugile vahele, eriti see on kahekordse katuse puhul selline oluline, et see ei jääks kuhugile sinna õhku. Nüüd on ka selgelt näha, kuidas moodustuvad kihid katusele. Meil on vaja seda esimest kihti kolmekihiliseks saada siia, aga see, mis nüüd tuleb, see on juba, selle paneme nüüd siit ülevalt kinni, siit ta läheb kinni ja me lähme järjest nende ridadega, siit lähme ja niimoodi moodustubki see, et eriti siit kõrvalt on vaadata, et 1, 2, 3, et see laastnet küünib siiani, see on see keskmine koht selle laastul ja see on ütleme, et selle ülemise laastu see osa ja siia jääb see 4. kiht selle naela ülekatte mõttes jääks. Et tegelikult seal nende vanade katuste puhul see pealmine kiht, see nagu päike teeb oma töö, et ta pudeneb ära. Et kui katust vaadata nagu seal vastas on üks vana hoone, et sul kaovadki katuseread ära, et ta on selline, et siis hakkab nagu ütleme, et hakkab tööle see alumine kiht ja sealt edasi läheb ja lõpuks siia sellele kihile jõuab. Et tegelikult peaks selline rahulik nii-öelda puidu lagunemine selline pudeneb alla. Aga kui see, et kui katus on seal, olen näinud kahjuks 5-6 aasta vanune ja sealt lihtsalt murduvad laastud ära, siis see ongi see, et see laast on selline murdu, pehme, habras ja ta lihtsalt ongi, et kui päike natukene teeb oma tööd, ta lihtsalt kukub sealt ära ja ongi see, et 7-8 aastat ja roov paistab ja inimesel meel kurb. Et siin on palju asju, materjali valik, töö korralik ja siis on lootus, mis lootust, siis on kindlustunne, et see asi peab, see lihtne asi peab. Nahkhiired on Eestis looduskaitse all. Neid ei tohi segada ega häirida. Aga mida teha, kui nahkhiired on sisse kolinud just teie elamisse? Hetkel on Eestis tuvastatud 14 erinevat nahkhiire liiki. Nendest suurima populatsiooniga on põhjanahkhiir ja suurkõrv nahkhiir. Nahkhiirtele meeldib inimeste seltsis. Eriti meeldivad neile inimeste ehitatud majad. Majadele endile nahkhiired probleemiks ei ole. Ilmselt on nad probleemiks maja omanikele. Nahkhiired on juba tuhandeid aastaid tagasi avastanud, et inimene on üks väga põnev liik. Esiteks inimeste ümber on väga palju putukaid, mida nad väga armastavad ja teiseks oskab inimene ehitada selliseid mõnusaid varjualuseid, kus nemad saavad ka mõnusasti elada. Ja kui inimene teeb omale värske maja, siis mõne aja pärast tuule ja päikese tagajärjel ja ka tooneseppade tagajärjel tekivad majasse augud, kuhu nahkhiired saavad ilusasti sisse pugeda. Ja kui need on üksikud nahkhiired, siis inimene ei panegi neid tähele.
Aga kui on suurem poegimiskoloonia, osad liigid võivad moodustada lausa 100 isendilisi kolooniaid, nii nagu ka siin Hanila muuseumis juhtus, siis seda juba paneb tähele ja siis inimene näeb näiteks seina peal väikeseid musti täpikesi või siis akende peal neid samu täpikesi ja kirub, et ei tea, miks aknad nii mustad on. Aga nahkhiired elavad seal mõnusasti sees ja kui nad öösiti väljas käivad ja jahil käivad, kõhud on täis, siis selleks, et jälle väikesest praost sisse minna, peavad nad ennast kergendama ja vaat see kergendus siis jääbki sinna akende ja seina peale. Selle järgi on väga hea kindlaks teha, kes majas elavad. Just eriti, kui hakatakse remonti tegema või ka maja ümberehitust tegema, siis on kõigepealt vaja uurida, et millised allüürnikud veel lisaks endale ja oma perele selles majas elavad. Nahkhiirte olemasolu majas saab selgeks teha näiteks väljaheidete ja häälitsuste järgi. Samuti saab nahkhiirte olemasolu tuvastada ultrahelidetektori abil. Siit on natukene tunda, kuidas see hääl siis toimub ja kui nahkhiir niimoodi läheb, siis tema ka püüab ja see hääl tuleb kuuldaks. Sest kui me lihtsalt käsi liigutame, siis me ka ei kuule, aga see teeb meile selle kuuldavaks. Siis tiibade sahistades, jah? Tiivad nii palju ei tule, aga just see nende kurgu hääl, mis nad saadavad, see siis muudetakse meile kuuldavaks hääleks. Ja erinevatel liikidel on see erinev ja me saame selle salvestada ja selle järgi määrata väga täpselt, millise liigiga on tegemist. Kui nad ikkagi sinna majja on sisse tulnud, siis tuleks nendega koos elades väidikene uurida, et mis sellega kaasneb, sest mõnikord, kui nad on lihtsalt pööningul, siis kogunevad ka nende ekskremendid maha. Et siis on hea panna sinna pööningule näiteks kile ja aeg-ajalt selle kilega välja visata see ekskrement, mis sinna on tekkinud ja seda loetakse ka guanoks ehk väga-väga väärtuslikuks kompostiaineks, et selle abil saab ka kasvatada lilli aias ja nii edasi. Aga teine asi siis, nagu ka siin on tehtud, et akende katted natukene see ka kaitseb selle eest, et aknad liiga tihti mustaks ei saa. Ja üks oluline asi on nüüd see, et kui nahkhiired tõesti on tulnud suure kambaga poegimiskolooniaga sinna sisse elama, siis tasub oodata, kuni need pojad on suuremaks kasvanud ja see juhtub kusagil augusti alguses. Siis on kohe näha, kui kogu koloonia välja läheb, enamasti kui koloonia on sees, siis ikka kostab ka mingid kiginad, sest muidu kui nahkhiired jahti peavad, siis seda inimesed ei kuule, sest nad peavad jahti ultraheli abil. Selleks peab olema eraldi masin, et seda kuuldavaks saada. Aga kui nad niisama omavahel suhtlevad, siis on neil natuke hiire moodi ja nad ei piiksu, vaid nad lihtsalt kigisevad ja krääksuvad ja liiguvad natukene. Nii et kui koloonia lahkub, siis maja on vaikseks jäänud ja see annab märku, et nüüd võib remontima hakata. Ja remontimise puhul pööraksin tähelepanu sellele, et just need praod saaksid kinni pandud, kust nahkhiired võiksid majja sisse pääseda. Sest enamasti inimestel on väga ebamugav, kui öösel nahkhiir toas lendama hakkab. Tavaliselt juhtub see ka siis näiteks, kui aken lahti jätem, sääsevõrku ette ei pane, siis tuleb ka nahkhiir tuppa. Aga kui on ikkagi vanad majad, siis ka näiteks, kui nad elavad pööningul, siis nad võivad leida mõne prao ja tuppa sisse tulla. Nad on ka udisimulikud. Nii et parem paneme need praod kinni, et mitte nendega päris koos elada. Las nemad toimetavad siis seal natuke kõrgemal ja teevad oma heategusid seal. No ennist oli juttu, et nahkhiired võivad ka tuppa lennata, eks ole, et kus me ise elame, et kuidas neid sealt välja saada niimoodi viisakal moel siis? Jah, kõige lihtsam on, kui võtta kas siis üks selline froteerätik, oodata, kuni nahkhiir rahuneb maha, läheb seina peale või laua peale ja siis ettevaatlikult pehme froteerätikuga ta niimoodi ümbert kinni võtta ja välja viia.
et kui väljas on just väga-väga kuum palav päev, siis ei maksa teda otse päikese kätte panna, vaid kuhugi varjulisse kohta või kuuri ja panna kuhugi natukene kõrgemale, sest tihtipeale on meie sõbrad kassid, kellele ka väga meeldib taga ajada, jahti pidada ja kui see nahkhiir on just natukene uimane sellest, et ta on võõras kohas olnud, siis ta ei suuda kohe ära lennata ja kass võib ta kätte saada, et sellele natuke tähelepanu osutada. Kui nüüd rätikut ei ole, on mingi karp, siis võib panna karbi ettevaatlikult peale, väikse papitükiga alla, nii umbes nagu me herilasi või ebameeldivaid sutsajaid toast välja viime, nii samuti ka nahkhiirega, aga tuleb arvestada, et ta on imetaja, ta on loom, karvane, armas, et ei tohi pigistada liiga palju, sest ta saab haiget ja siis ta kriuksub. Aga jah, niimoodi ettevaatlikult saab ta siis kuskile varjulisse kohta, kus ta juba vaikselt ise läheb ja leiab oma selle koha, kus tal hea on. Niisiis tundub, et lastukatuse panemine või vana palkhoone taastamine on ainult kättevõtmise asi ja hea tahte korral saab sellega hakkama igaüks. Nii et head pealehakkamist!